Sinu viimase raamatu ilmumisest saab peagi juba 3 aastat. Kas oli aegu, mil üldse ei kirjutanud? Kusjuures oli sellel korral tõesti aegu, et kui 2 esimest osa said sisuliselt jutti kirjutatud, siis viimase osa kirjutamiseks ma võtsin selgelt endale aega, et oli 1 aasta, kus ma kirjutasin ainult paar peatükki ja et üldsegi see viimane osa sai selles mõttes kõige rahulikumalt ja võib-olla läbimõeldumalt ette valmistatud ja kirja pandud. Kas vahepeal oli ka tunne, et triloogia jääbki finaalita? Ei, õnneks ei olnud seda tunnet, et soov veel ilusal päeval, ka see 3. osa lõpuks valmis saada, oli ma arvan, sedavõrd suur, et see andis palju jõudu. Mis siis uuesti sulge haarama inspireeris? Soov, et see 3. osaga lõpuks kaante vahele saab. Ja nüüd, mil kõik 3 osa on viimaks valmis, millised tunded sind valdavad? Tunded on ülimuslikud, et väga põnev on endal neid peatükke ja võib-olla katkendeid üle lugeda, et mis siis nüüd ühe terviku moodustavad, et kohati isegi uskumatu, et nii selline mitmetahuline ja võib-olla isegi mitmekesine see viimane osa ja kogu see triloogia sai. Oli sul kohe alguses kogu süžee ette planeeritud või kirjutasid ühe raamatu korraga? Tegelikult selle raamatuga või kogu selle triloogiaga oli üks hästi selline kihvt nagu story, et see ei olnud üldse alguses planeeritud romaanina, et oli üks kandev idee, et milleks oli see, et oleks üks meestele kirjutatud raamat. Et ta ei olnud isegi alguses romaanina planeeritud, aga kuna see algus väga selline romaanilik sai ja siis tundus, et ega siit midagi muud küll eriti ei tule. Ja siis, kui esimene osa valmis sai, siis sai nagu tegelikult selgeks, et lugu jäi poolikuks, et võiks esimesele osale ka lisaks teise ja et see tervik veel selline mõjusam oleks 3. kirjutada. Et ütleme, et esimese osa lõpus oli suhteliselt selge, et triloogia on tulemas veel ilusal päeval. Distantsilt vaadates, milline osa kõige parem sai? Ma arvan, et mul endal on seda väga raske öelda, et pigem ma võib-olla enda jaoks on mulle tähtsad need peatükid ja siis katkendid, et ma ise võib-olla pean väga tugevaks näiteks 2. osa lõppu ja 3. osa algust, et kõige esimese osa algus on kindlasti selline hoogne ja paljudele lugejatele meeldib see ja võib-olla kogu 3. osa sai ka sellises võtmes kirjutatud, et oleks selline veidi kokkuvõttev ja võib-olla sellist õpetlikkust oleks seal kõige rohkem, nii et sellele küsimusele nagu kindlalt vastata, et nüüd esimene, teine või 3. osa on kõige parem, et ma isegi ei oska seda teha. No parimad peatükid jäävad kahtlemata esitlusel ette lugemiseks, aga ava veidi ka telgitaguseid ja räägi põgusalt, millest uus romaan jutustab. Ma arvan, see pealkiri võib-olla juba reedab suhteliselt palju, et kuidas rikkalt surra on see küsimus, millele minu viimane romaan üritab siis vastust otsida ja leida, et võib-olla see kandev idee ongi selles, et mis siis saab, kui üks üüratult suur hulk raha on siis ebaausat teed pidi sattunud ühe väga noore mehe kätte, et mis siis juhtuma hakkab, kui ühel ilusal päeval seda kõigepealt kogu väikeriik ja mõne aja pärast juba terve maailm hakkab tagasi soovima. Et see ongi selline kandev idee, ma arvan. Tundub põnev. Kui kaua viimast osa kokku kirjutasid? Oi, hästi kaua tegelikult. Ma arvan, et ma ei valeta, kui ma ütlen, et ma kirjutasin seda raamatut isegi 2,5 aastat. Et võrreldes näiteks esimese 2. osaga, mida ma kirjutasin maksimaalselt 1,5 aastat. Tuleb tunnistada, et viimase osa pealkiri on üsna hirmutav. Kas rikkaks saamine käib tõesti pidevas surmahirmus?
noh, olles nüüd need kõik 3 osa valmis kirjutanud, siis ma julgeks sellele küll alla kirjutada jah, et rikkus ja siis surmahirm on 2 väärtust, mis pidevalt üksteist saadavad, nii et. Kas mõni eriti raju episood jäi ka kaante vahelt välja? Tegelikult ei jäänud, et kui võib-olla esimese ja teise osa kaante vahelt jäid need rajud episoodid välja, et mis võib-olla ma pidasin nagu, võib-olla hoidsin selleks viimaseks osaks, et kõik, mis nende 3 osa vältel, siis kõik sellised rajud mõtted ja ideed ja peatükid, mis peas olid, et 3. on nad nüüd küll kõik olemas, nii et. No lisaks hoogsale süžeele on sinu raamatud kuulsad ka selle poolest, et nende gaasi ehtivaid tegelaskujusid kehastavad tuntud kaunitarid. Miks viimase osa kaanetüdrukud maskiga varjata otsustasid? See on ennekõike siis süžeest tingitud, et viimase osa kaanekaunitar on ka tema, täpselt nagu siis meespeategelane Adrian, on ennast juba kogu maailma eest 8 aastat varjanud, et sestap ka see mask tema näo ees, et see on 100% siis sisust tulenevalt. Kas tema isik jääbki müstiliseks saladuseks? Tema isik jääb tõesti müstiliseks saladuseks, et see on ka see maski point, nii et kui me ta avalikustaks, siis võib-olla oleks kogu selle raamatu selline idee märksa lahjem, kui ta praegu on, et see ongi sellise pinge ja sellise salapära hoidmiseks. Kas pallimaski taha peidetud kaanekaunitar on ainus viimase osa üllatus? Sugugi mitte, et ühte väärikat finaali on paslik alustada ühe väärika eessõnaga, ja sel korral ma nimetan seda eessõna, kuna tegemist on viimase osaga, lõpu alguseks. Järjest salapärasemaks läheb ja kes lõppu alustab? Viimase osale on kirjutanud lõpu alguse ehk eessõna, ma julgen väita, et Eesti kõige läänelikum ja kõige siis võib-olla salapärasem poliitik Eerik-Niiles Kross. Kas sedavõrd sihilik salapäratsemine on ka kuidagi tekstiga seotud või pigem osa turundusest? Kui nüüd päris aus olla, siis minu raamatud välimused ja eessõnad ja need on kõik ennekõike tekstiga seotud, et ma olen leidnud inimesed, kes võib-olla kõige paremini neid karaktereid on võimelised ja suutelised edasi kandma, et see paistab väljast ka hea turundusena, et mul on seda ainult siiras hea meel kuulda. Reklaami enda uut raamatut ühe lööva lausega. Elu ja vabaduse asetamine rahaga ühte valemisse annab alati vale vastuse. Ja ma ütleks seda ka, et tegelikult selle lause autor ongi raamatu eessõna autor Eerik-Niiles Kross, nii et. Paljud on ehk sellegi unustanud, et äsja valmis saanud triloogia on ennekõike noortele kirjutatud. Aga kas veidi vanematel on sinu viimasest raamatust samuti midagi õppida? Kindlasti on, et mul on ääretult suur au tegelikult, et ka siis vanemad inimesed on minu raamatud leidnud ja neid isegi aktiivselt loevad. Ja mis neil võiks õppida olla, on kindlasti see, et tänu minu raamatutele on nad ka siis kaasaegsete võib-olla noorte eluga paremini kursis ja siis hoomavad seda noorte maailma märksa paremini. Nüüd, mil kõik 3 osa on valmis, ei saa kuidagi küsimata jätta. Allan, mis edasi? Kas lähiaastatel saame uusi ja hoopis teisi teemasid käsitlevaid raamatuid lugeda? Mis on salata, et ma olen võib-olla mõnes mõttes liiga konservatiivne inimene, et siin elus mingid totaalsed kannapöörded teha, et see, mis ma teen, see mulle nagu sobib üle hästi, et need teemad, millest ma kirjutan, on kuidagi mulle nii omased ja ma nagu ise naudin seda ka väga, et siin nüüd hakata uuesti nullist kirjutama hoopis millestki muust, et ma arvan, et ma ei pea seda väga õigeks, aga võib-olla teistest vaatenurkadest
samu asju samas stiilis. Et ma arvan, et see pakuks kindlasti uut pinget ja väljakutset, aga üks, mis on kindel, et ma arvan, et kirjutamisega tasub jätkata ikkagi. Suur tänu!